Miks inseneeriteadus on nii raske ja usu mind, see ei ole sellel põhjusel, mida sa arvad. Räägime veel inseneriteadusest. Täna räägime teemast, millest paljud räägivad, kuid vähesed mõistavad tõeliselt. Miks inseneriteadus õppimine on nii raske? Ja kõige huvitavam on see, et peamine põhjus ei ole täpselt see, mida enamik inimesi arvab. Kõik räägivad keerulistest arvutustest, tohututest valemitest, kõrgemast matemaatikast, aga kas see ongi kõik? Kas raskus seisneb ainult õpisisus? Võtame asja osade kaupa, sest vastus on palju huvitavam ja võib-olla isegi inimlikum, kui esmapilgul paistab. Kohe alguses on võimatu eitada. Inseneriteadusel on maine olla üks raskemaid erialasid ja andmed tõesti kinnitavad seda. Üle kogu maailma on inseneriõpe tavaliselt nende erialade seas, kus on madalaimad keskmised hinded ja suurim õppetöö koormus väljaspool klassiruumi. Aga miks see nii on? Kas ainult sellepärast, et aine on keeruline või on lisaks sisule veel midagi, mis paneb nii paljud inimesed külma higi valama? Just see ongi teema, mida ma täna käsitleda tahan. Mõte ei ole sind heidutada, vaid aidata sul inseneriteadust selgemalt näha ja mis kõige tähtsam, paremini valmistuda. Et vestlus paremini korraldada, jagame selle 3 suureks põhjuseks, miks inseneriteadus on raskem kui paistab. Et vestlus paremini korraldada, jagame selle 3 suureks põhjuseks, miks inseneriteadus on raskem kui paistab. Vaimne pool, oma aja korraldamine ja elustiili muutused, mida õpingud nõuavad. Ja ma ütlen kohe ära, enamik inimesi näeb ainult esimest neist ja ülejäänud 2 tulevad tudengitele üllatusena. Alustame vaimsest poolest. Alustame. Kui keegi mõtleb inseneriõppe raskustele, mõeldakse tavaliselt sellistele ainetele nagu matemaatiline analüüs, füüsika, mehaanika, termodünaamika ja muidugi nõuavad need teemad loogilist mõtlemist. Aga kas tegelik raskus seisneb ainult aine keerukuses või toimub midagi veel sügavamat? See on esimene suur küsimus, sest tegelikult polegi sisu keerukus see, mis enamiku tudengil läbi kukutab. See on tohutu vaimse vastupidavuse nõue. See pole ainult teooria mõistmine, vaid ka pikkade tundide kaupa õppimine, harjutamine, oskuste lihvimine, kuni see idee lõpuks päriselt arusaadavaks saab. Ja just siin tuleb mängu küsimus, mida paljud ei esita. Kas sul oli juba harjumus veeta 4, 5, 6 tundi järjest keskendudes ühele teemale? Kas sul oli selline probleem juba enne ülikooli astumist? Sest enamikul inimestest ei olnud ja kui nad sellega esimest korda kokku puutuvad, on šokk suur. Aju ei ole lihtsalt harjunud nii pideva pingutusega. See ei tähenda, et keegi oleks rumal või nõrk matemaatikas, vaid pigem seda, et aju töötab nagu lihas. See vajab treeningut, aega ja kordusi, et vastupidavust suurendada. Kas oled kunagi proovinud joosta 20 kilomeetri ilma varem jooksmas käimata? See on täpselt sama põhimõte. Õige küsimus siin on, kui kaua sul võtab aega sellise vaimse vastupidavuse arendamine. Selle ülesehitamine nõuab nädalaid ja mõnikord kuid. Selle protsessi käigus avastavad paljud keskkoolis häid hindeid saanud õplased, et probleem pole mitte intelligentsuses, vaid harjumuses ja pidevas pingutuses. Ja see seletabki, miks nii paljud õpilased, keda koolis peeti geeniusteks, saavad inseneriõpinguid alustades suure šoki osaliseks. Nad pole kunagi pidanud pingutama nii palju tunde järjest. Kui see on vaimne pool, siis teine kiht on ajakava. Ja siin tekib veel üks oluline küsimus. Kuidas mahutada üks nõudlikumaid õppekavasid juba niigi tihedasse päevakavasse? Miks? Sest enne ülikooli astumist on kõigil juba oma kohustused. Töö, perekond, suhe, hobid, sõbrad, treening, puhkus. Ehk siis mosaiik väikestest rutiinidest, mis täidavad peaaegu kogu päeva. Mida paljud siis teevad? Nad üritavad lihtsalt ülikooli kõige selle sisse mahutada.
Nagu oleks inseneriõpe lihtsalt veel üks ruut kalendris. Aga kas see tõesti töötab? Tavaliselt mitte. Enamik tudengeid saab valusalt teada, et inseneriõpe ei mahu kuhugi. See peab midagi asendama. Ja just seal aldabki valu, sest midagi peab igapäevarutiinist välja jääma, et teha ruumi vajalikele õppimistundidele. Ja mida sina valid? Vähem aega sõpradega, vähem tunde mängimiseks, vähem puhkust. See on raske küsimus ja kuna keegi ei taha loobuda asjadest, mida armastab, on kohanemine puhkuse arvel tavaliselt raske. Planeerimine, mis töötas enne ülikooli, lihtsalt enam ei toimi. Rutiin tuleb ümber kujundada ja see nõuab distsipliini ning enesetunnetust. Aga kui ajakava küsimus on juba keeruline, siis kolmas kiht võib-olla ongi kõige raskem kõigist. Enne ülikooli elustiil enamik inimesi elab igapäevaelu, kus on rohkem vaba aega puhkamiseks, regulaarsed hobid ja vabadus teha asju siis, kui tuju tuleb. Aga inseneriõpe muudab päevakeskse telje täielikult. Küsimus muutub, kas oled valmis oma elu täielikult ümber korraldama, et seada õppimine esikohale? Sest inseneriõpe ei nõua ainult organiseeritust, vaid ka järjepidevust. Nõuab, et paneksid õppimise nimekirja tippu isegi siis, kui oled väsinud, isegi siis, kui teema pole sinu lemmik, isegi siis, kui tundub, et mitte miski ei jää meelde. Just seal tunnevad paljud emotsionaalset raputust. Tunnet, et kaotavad natuke oma varasemast vabadusest. Ja see ongi see šokk selle vahel, kes sa olid ja kelleks pead saama. Ja sellel pole midagi pistmist valemite, arvutuste ega võrranditega. See on seotud identiteediga. See on seotud arusaamisega, et keeruline tee nõuab tugevamat ja küpsemat versiooni sinust endast. Kas oled valmis loobuma teatud asjadest, et ehitada midagi uut? See küsimus paljastab sageli, miks inseneriteadus nii paljusid inimesi murendab. Mitte teoreetilise raskuse, vaid muutumise hinna tõttu. Ja kui me mõistame neid kolme kihti, muutub inseneriteaduse tegelik olemus palju selgemaks. See ei ole ainult õppevaldkond, vaid ka isikliku arenguprotsess. Ülikool nõuab, et tudeng muutuks ja see on ebamugav, kuid samal ajal on just see muutus see, mis teeb need õpingud nii mõjusaks. See ongi põhjus, miks nii paljud ütlevad, et inseneriõpe ei õpeta ainult sisu, vaid kujundab ka mõtteviisi. Niisiis, miks on inseneriõpe lõpuks ikkagi nii raske? Kas see on ainult sisu pärast või sellepärast, et see nõuab, et sa kasvaksid, muutuksid ja areneksid? Võib-olla on kõige olulisem küsimus see, kui palju oled valmis muutuma, et seda eesmärki saavutada. Sest kui on midagi, mida inseneriteadus iga päev tõestab, siis on see raskused teel. Just need raskused valmistavad sind ette selleks spetsialistiks ja inimeseks, kelleks sa hiljem saad. Kui see video aitas sul kursust teise nurga alt näha, siis on missioon täidetud. Eesmärk ei ole kedagi heidutada, vaid aidata sul paremini ette valmistuda. Sest inseneriteadus, kuigi see on nõudlik, omab uskumatut potentsiaali avada uksi ja muuta sinu tulevikku. Nii et hinga sügavalt sisse, sea oma asjad korda ja hoia oma tempot ja liigu edasi. Tee on raske, aga tulemus on seda väärt. Kui oled siiani jõudnud ja sulle meeldis video, siis kindlasti telli kanal, kui sa pole veel tellinud, vajuta meeldib nuppu ja lülita teavituskell sisse. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil siin platvormil sisu toota ning et mainime sind oma videotes.